Nii, tundub, et nüüd saime tööle asja. Nii, tere tulemast siis esimesse saatesse, mis toimub. Mina olen Raido. Mina olen Martin. Ja siin me vaatame, mis toimub elus ja olus ja maailmas ja usus ja väljaspool seda. Ja mis praegune maailma olukord on, mis on ohud ja milles peaks eriti tähelepanelik olema, et edaspidises elus minna turvaliselt edasi Jumalaga. Et olla vähe teadlikum jah nendest asjadest, et teada nagu olla 2 sammu ees vastasest. Alustaks saadet kiire palvega. Püha Jumal, ma palun sind, et sa kasutaksid meid ja seda saadet enda heaks ja et me saaks esimese korra kohta hakkama muidugi, aga et see võiks ka areneda ja jõuda sinna maale, kus sellest saab tõesti informatiivne platvorm ja seda tõese informatsiooniga. Täname sind samuti tänase koguduse eest, koosoleku eest Nõmme Baptisti koguduses. Soovitan kindlasti kõigil järele vaadata, väga hea jutlus oli, ma palusin head jutlust, kuid Jumal andis väga palju rohkemgi, katsus igatepidi niimoodi läbi, et tulid ainult muheledes minema sealt. Aamen. Aamen. Ka mina enda poolt lisaks selle, et ma käisin täna esimest korda Nõmmel Baptisti kogudusel ja ma jäin väga rahule. Ausalt soovitan igal ühel minna, see tunne, see olek, see on midagi teistsugust. Et sa lahkud sealt kõvasti parema enesetundega, rõõmuga ja kõikide inimeste näod siiralt olid rõõmsad selle lõpus ja soovitan kõigile. Ja see on üks asi, mida sa tihti ei näe kirikus, ongi see, et inimesed kõik säravad näost, neil on silmad säravad, naeratused näol. Sinna ei jäänud tuimasid inimesi, kes lihtsalt tahtsid nüüd edasi ära põgeneda ja oma eluga edasi minna samamoodi nagu see oli, onju. Igal pühapäeval kell 11 nad alustavad. Mine neile külla. Ja pluss rahu, mida sa hinges tunned seal kaasa lauldes kui ka kuulates ja lihtsalt olles sa tunned sellist hingerahu, et seda on raske kirjeldada, seda peab tundma. Et kindlasti toob palju juurde teie igapäevaellu. Nii. Aga alustame siis algusest. Siin täna võtame lihtsalt erinevaid uudiseid läbi, vaatame videosid, vaatame artikleid, vaatame pilte ja mõtleme kaasa ja arutleme nende üle, mis Jumal on meil südamele pannud ja Täpselt. Ja antud hetkel on üks, see on küll Ameerikas, aga kuberner Peggy Flanagan nii-öelda laste kasvatusest ja soovahetusest, et kuulame, mis ta siin öelda on. Because let's be clear, this is life-affirming and life-saving healthcare. When our children tell us who they are, it is our job as grown-ups to listen and to believe them. That's what it means to be a good parent. Kui ma vaatan seda That's what it means to be a good parent, mis Jess siin öelda käib kohe peast läbi, kas sul ka lapsi on, kulla noor naine? Ja kuulata lapsi, nagu lapsed ei saa isegi ise aru, millele nad mõtlevad või kuidas maailm töötab. Ja mis on vanemate roll, kaitsta lapsi. Aamen, ma täpselt niimoodi kommenteerisin ka seda, kui ma seda esimest korda nägin, ma juba hoidsin kahe käega peas kinni, kõigepealt kuula seda
soovahetusoperatsioonid ja soo nii-öelda see hormonaalne nii-öelda balansseerimine, mida nad haigekassa kuludel seal lastele hooga teevad juba väga noorest east. Kuula, mis see tema arust on. Guys, let's be clear. This is life-affirming and life-saving healthcare. See on elu kinnitav, kande kinnitav ja see on elu päästev arstiabi. Mis otsas see elu päästev on? Kas see, kui lapsed tahavad olla politseinikud, lapsed tahavad olla tuletõrjujad. Minagi väiksena mõtlesin, et no päris lahe oleks olla tüdruk, onju. Aga see ei tähenda, et ma täiskasvanul sama asja mõtlen. Ja eriti, kui keegi oleks hakanud mind, ma mäletan, mulle kui ma väitsin, et ma tahaks olla tüdruk, mu ema mul oli suur nukk, ma ei tea, kui mõne aastane ma olin. Ema võttis selle nuku kleidi, pani mulle selga, värvis ära, tegi sellest klõpspilti ka ja siis mul oli siuke naljakas pilt veel kuskil fotoalbumis alles. Aga tegelikult selles mõttes ma olen täna rohkem kui õnnelik, et ma olen sündinud selleks, kelleks mind on loodud ja ma tunnen end enesekindlalt sellena just kelleks mind on loodud. Et kui laps väiksena mõtleb, et ta tahab midagi olla, midagi muud, kui ta on, siis meie kui lapse vanemad tegelikult, täpselt nagu sa ütlesid, me peaksime kaitsma neid, kas need ideed on lihtsalt mängulised ideed või on need mingisugused ideed, mis hakkavad neile kuskil kanda kinnitama, mille puhul tuleks juba tähele panna. Või siis veel enam, kui need hakkavad kanda kinnitama ja kas need ideed on neile pikas perspektiivis jätkusuutlikud või hoopis ohtlikud. Täpselt. Ja minu arust on ka see, et ka Jumal kasvatab oma lapsi, oma kuulajaid, usklikke. Samamoodi peaks ka vanemad oma lapsi kasvatama. Et millegi keelamine või lahti seletamine, et see ei ole õige, see viib pikal teel nagu valesse kohta. See on pigem õige abi kui see, et lihtsalt lapsed näiteks ütleme, kui sa oled usklik ja sa oled olnud puhas, aga mingil vajadusel sa tahad, ma ei tea, juua ja sa lähed proovima, et kui palju sa saad juua, eks ju. Siis mingi hetk see alkohol hakkab rikkuma sind. Isegi kui sa ei ole ennem ennast ära rikkunud ja seal ongi keeld, näiteks, et ära joo purju või ära üldse joo, eks ju. Et ära kasuta mingeid välispreparaate, et ennast nagu paremini tunda või olla, eks ju. Ja sama on ka see, kui vaadata, et Jumal keelab meil teha näiteks midagi, et me ei läheks valesse kohta. Ja sama on nagu me keelame lastel teha midagi, et nad ei läheks valesse kohta. Absoluutselt. Meie oleme see barjäär laste ja igasuguste väliste ohtude vahel, sest nad ei ole veel piisavalt pädevad mõistma, mis on maailmas, mis kuidas mõjutab. Ja no, et kõik saaksid aru, mis see naine siis rääkis, et ta ütles, et meie kui lastevanematena, kui lapsed ütlevad meile, kes nad on, siis on meie töö neid kuulata ja neid uskuda. See tähendab olla hea lapsevanem. Et mis mõttes tähendab meil neid uskuda, kui ma lähen ja ütlen järgmisele inimesele, et ma olen Ameerika president, kas ta peab mind selle pärast uskuma, kas ta on sunnitud vastu võtma seda kui fakti või võtab ta seda kui nii-öelda mängulist loosungit, mis inimene võis teha. Et iga asi, siinkohal on muidugi selge see, kuidas üritatakse inimeste ajudesse või inimeste pähe pesta seda, kui lihtsalt inimesed võiksid hakata juba tegelikult aktsepteerima laste, ütleme, sõna otseses mõttes rikkumist
selle läbi, et me hakkame nendele mingisuguseid geeniteraapiaid ja hormooniteraapiaid ja soolõikusi nii-öelda neid selle jaoks ette valmistama. Ja see on tegelikult ammu teada, et pubekaiga on see iga, kus hormoonid ja kõik mõllavad ja sul ongi lapsena, sa hakkad alles maailmast aru saama iseendast. Ja see on see hetk, kus on kõige haavatavam tegelikult sinu isiksus, sest sa ei tea, kes sa oled, sa proovid ennast leida, sa alles hakkad tundma ennast teistmoodi, eks ju. Ja täiskasvanu maailmale üle vaikselt minema, eks ju. Ja nad just ründavadki seda hetke, sest see on laps selles vanuses on infosvamm, ta võtab kõik omaks, mis ümbert ringi tulevad, mis pärast kõik just pubeka eas minnakse kaasa nende trendidega, on emotrendid, mul oli satanismi trend, siis oli hip-hopi trend, on ju, ülejäänutel samal ajal oli emotrend, on ju, eks see oli ka mingi osa sellest gootist ja satanismist, mis oli väga populaarne too aeg. Et lapsed lähevad kaasa trendidega ja kui me hakkame täiskasvanuid survestama, seda enam veel läbi tuntud meediakanalite ja tuntud spiikrite, me hakkame lapsevanemaid survestama, et need trendid on midagi, mida peab tõsiselt võtma, millega peab kaasa minema, siis trendid on alati käinud ühiskonnas ju ajast aega ja see on lihtsalt, see on minu jaoks absurdne ja see on nagu midagi, mida kasutatakse väga kuidagi lihtlabaselt ära. Ma imestan üldse. Ja kujuta ette, see trend on korra ja seal on üks laps, kes jääb ohvriks, eks ja läheb kaasa selle trendiga, tehakse lõikus, mis iganes ja nüüd, kui ta üks hetk tuleb sellest illusioonist välja, tal ei ole enam võimalust tagasi minna, ta elu on rikutud, ongi otseselt ta midagi ei ole enam teha. Jah, hormooniteraapiast vist väga tagasi ei pöördu, lõikuse sa saad uuesti ümber lõigata, aga nagu kui palju see lõhub tegelikult, kui palju see lõhub närvisüsteemi, verevarustust, kes ütleb, et keha üldse neid asju enam omaks võtab, vaata neid jälle uusi. Jah, see on nagu tatuuga ka, paljud teevad tatuusi ja siis, kui sa saad vanemaks, siis saad aru, et ei taha tegelikult seda tatuud. Ma tean, üks mees oli, kes ta ka vaata, see on jälle ühiskonnas on nii suur auk hinges, et see tühi auk, mis tegelikult peaks olema täidetud elava jumalaga, püha vaimuga, et inimestel on see tühi auk ja nad üritavad pidevalt mingit mõtet leida ja siis vastane annab inimesele, söödab ette asju, näed, aga sa saad selle sinna panna, aga näed, see mahuks sinna hästi. Ja siis ongi, võetakse nii palju roppust omaks ja siis tulevad sellised, nagu vaata, seda tädi on ju, kes hakkavad advokaatideks, jumal teab, kas ta on kinni makstud või lihtsalt pime, ma palun, et oleks lihtsalt pime, siis oleks ühel hingel vähe rohkem lootust, on ju. Aga üks härra. See on nagu massipsühhoos, mis vaikselt on nagu siin lähiaastatega kasvama hakanud, sest kui tegelikult, muidugi inimesed on erinevad, aga ma ei tea, ei oleks kunagi suutnud ette kujutada, et siuke asi nagu, et lapsi muuta, kui nad on lapsed, nagu saaks üldse reaalne olla, aga nüüd siin me oleme. Ja ma tahtsingi, ma juba jõudsin nii kaugele mujale minna, et üks mees lõikas ennast ümber, sest tema oli see tühi auk, ta ei osanud seda midagi täita, ta arvas, et ta võtab ühiskonnast mingeid asju ja mida just propageeritakse kui neid tõdesid. Ja ta arvas, et ta on ka naine ja ta lõikas ennast naiseks ümber, ta rääkis, et kui tegelikult aus olla, ta tundis ennast ikka valesti, ta tundis ennast veel veidramalt kui enne, ta tundis ikka, et midagi on puudu ja midagi on nihu. Ta lõpuks siis, ma ei tea, kas ta leidis Jumala ja selle peale ta läks uuesti, käis selle
transitsiooni või muutuse uuesti tagasi meheks või ta tegi seda selle sisetunde peale, mis tal sees kriipis ja siis ta leidis Jumala ühtepidi või teistpidi, aga ikkagi vaata, Jumal tõmbas selle inimese välja ja see inimene hakkas avalikuks spiikriks just selle soovahetuse vastu ja seda enam, et seda ei tohiks noortele propageerida, sest tegelikult noored inimesed alles õpivad maailma tundma, nad ei saa aru tegelikult, mis on mis ja nad ei tea, et see, mida ma tahan täna, ma ei pruugi seda kaugeltki homme enam tahta. Ja kui ma teen muutumatud või pöördumatud muutused oma elus selleks, siis ma võin tõmmata ennast orgi otsa, kus ma tunnen ennast halvemini, kui ma tundsin eile, kui ma arvasin, et ma ei ole aktsepteeritud ühiskonnas, vaata. Ma ise lisaks juurde veel sellega, et meil kõigil on tunded ja emotsioonid, aga suur osa on sellest, et su tunded ei kajasta alati reaalsust ja seda, mis toimub või et ei maksa alati oma tundeid kuulata nagu ühesõnaga. Sa tunned ühte päeva ühtemoodi, magasid veits halvasti, järgmine päev magad veits paremini, tunned end jälle teistmoodi. Kolmandal päeval tunned end absoluutselt muud moodi juba versus esimese teisega, et tunded on asjad, mis tulevad ja lähevad nagu. Ja ma arvan, et tunnetega peaks olema kannatlikum ja neid analüüsima rohkem, et aru saada, kust see tunne tuli. Ja ma arvan, et see oleks see õige viis nagu, kuidas tunnetega tegeleda. Ja, ma arvan, tunnetega ei tegeleta. Sest absoluutselt me surume neid alla ja me ei julge ennast avada, vaata nagu täna tegelikult sellepärast see Nõmme baptisti kogudus oli väga hea jutlus Eeriku poolt, et väga paljud inimesed hoiavad enda tundeid vangis, nagu nad oleks võõrad asjad või kellegi teise omad. Tegelikult me peaksime just nendega tegelema, tähelepanu pöörama, ennast avama. Et see avab nii palju uksi ja võimalusi maailmas, kui me tegelikult oleme ausad ja avatud. Kui sa ei väljenda ennast ja represseerid oma tundeid, siis vaata, no kuskilt hakkab midagi lõpuks välja tulema, sa ei saa kinni hoida liiga kaua. Ja noh, see ongi, kas sa põgened, siis lõpuks, kui sa hakkab välja tulema, leiad mingi alternatiivi või see tuleb mingi muul viisil, füüsiliselt või vaimse mingi haiguse näol. Et see on kõik energia nagu, mis koguneb, mis vajab tegelikult vabastust. Ja ma arvan, et siinkohal inimesed peaksid rohkem vaatama, mis võib olla veel see, mis võib täita seda tühja auku sees, enne kui nad hakkavad kaasa minema trendidega, eriti sellistega, mis nõuavad neilt pöördumatuid muutusi. Aga enne kui edasi liiguma, vaatame korra veel selle tädi näo žeste emotsioone, sest mina, kui ma loen tema kehakeelt ja tema nägu, siis ma ei näe seal väga siirust või ausust, aga vaatame seda, igaüks otsustab ise, kes olen mina, et öelda. Mulle ei meeldi. Ja vaata siia taha. Juba üks härra, kes on naine. Need on mehe näojooned. On küll. Ja ma arvan, et see on üks naine, kes tahab olla voice. Aga noh, ma ütleks muidu paneme siin ka tähele, et see on see publik, kes plaksutab selle peale. Ja ma ütleks, et naise kehakeel, see, kuidas ta nagu pead nii palju ainult liigutab ja lõpus ta teeb selle nagu noh. Eriti veenva žesti, on ju? Jaa, et nagu see on nii nagu... No see on... Mu esimene mõte, kui ma seda videot teisend korda nägin, oli võlts. Võlts, jah. Nii. Aga läheme. Põmm. Vaatame, mis meil siin on. Seda uudist teadsin ka hiljutine, et rahvusvaheline
kriminaalkohus siis määras Putinile, kuidas öeldakse, vahistamisorderi ja sõjakuritegu. ta on nüüd sõjakurjategija. Ma arvan, et ma tahaks küsida, kas sa arvad, et see on tark tegu arvestades maailma olukorda, kus me praegu, mis pinged praegu maailmas tegelikult on. Või noh, üleüldse, mis sina arvad sellest? Mina arvan, et esmatähtsana peaks tegelema üldse selle sõja kiire lõpetamisega, sest inimesi järjest sureb nagu mõlemalt poolelt, on kas ukrainlane, venelane, vahet ole, on inimene. Pigem nii vaadata asja ja liiga palju on nagu asju. Põhimõtteliselt on tuli, kujuta ette, sul on lõke ja sa viskad bensiini sinna veel juurde. Täpselt, lõpuks leekroni mööda seda bensiini sulle endale peale, eks ole. Minu jaoks on irooniline see, et mispärast ma vaatan, kui tugev poolte sõdimine see tegelikult on ja kuidas püütakse lihtsalt rahvast püüda kas ühele või teisele poolele, et see ei ole nagu niivõrd, ma ütleks, et see on konflikt rohkem poolte võitmiseks kui reaalsete nii-öelda kui kellegi reaalne huvi antud konfliktis, kui ma seda ütlen, ma mõtlen just siin lääne poolt, et USA, kes tegelikult, kes ei ole üldse Venemaaga mitte kuskilt poolt naaber, nad veavad NATO-t eest, jah, aga NATO ju liigub Vene piirile lähemale, mitte Vene piir ei liigu NATO-le lähemale. Ja minu jaoks irooniline, mis ma tahtsin öelda, on see, et Obama, kes pommitas rohkem riike kui ükski teine Ameerika president ajaloos, sai rahupreemia ja see on nüüd jah, minu eluajal esimene oli Gruusia ja nüüd on Ukraina siis, millega Venemaa on konfliktis. Teine konflikt selle aja jooksul ja Putin on sõjakurjategija. Ameerikal ma olen jälginud selle 10 aasta jooksul. Nad on konfliktis olnud kordades rohkemate riikidega. Nad on hävitanud Liibüa, Süüria, Iraagi, Afganistani. See on juba topelt konflikte Putini omadest. Nende liitlased Saudi Araabia, nad toetavad nende konflikti Jeemeniga, mis on praegu räiges humanitaarkriisis. Saudi Araabia pommitas pilbasteks Jeemeni infrastruktuuri, nende veevarud, nende söögitootmise, mis on rahvusvahelised sõjakuriteod. Mitte keegi ei ole mitte sentigi rääkinud sellest. Ma saan aru, et okei, me peame ukrainlastest nii-öelda, me peame hoolima neist, aga mis me räägime siin, see on võlts hoolimine, kui me muretseme ühe pärast, aga teistest ei ole meil karu sittagi, vabandust. Aga miks me arvame, et Putin on üks suur koletis, ma ei ütle, et ta on puhas mees, ei, sellises võimuladvikus inimesed ei ole, nende inimeste käed ei ole puhtad, aga miks me lööme risti ühte inimest ja tema tegusid samal ajal pigistades silma kinni teiste inimeste veel rohkematele, sama hulludele, veel hullematelegi tegudele. Et see on minu meelest iroonia oma parimas ja ma arvan, et see kogu see teema, ma tean, on väga tundlik teema ja paljud kindlasti on väga pahased seda kuulda, sest mis asja sa ülistad Venemaad, ei, aga ma ei ülista ju Venemaad, ma ütlen, et sellised sõjakuriteod toimuvad maailmas juba väga pikka aega ja lihtsalt silmakirjalik on näidata ühe peale näpuga ja teisi samal ajal ülistada ja endale appi paluda.
et me peaksime võtma nad kõik liistuna, me peaksime neid kõiki kullisilmadega vaatama ja iga nende teguviisi ja iga nende käiku, selle asemel, et hambaid näidata ühe poole, riskides sellega suure sõjaga olles ise selle karu naabrid ja siis samal ajal teiselt poolt, kus on 2 korda rohkem viimase 10 aasta jooksul neid sõjakuritegusid toime pandud. Sinna me näitame sõnad püsti, et it's all fine ja laske edasi, on ju, tooge oma tangid meile. me oleme kahuriliha teie jaoks. Ma ise lisaks selle, et ma olen üsna täiesti erapooletu. Minu arvamus üldse liidripositsioonides siin maailmas on see, et kõik on vaba müürluse tegelikult taga. Ja, et nad tegelikult on koostööpartnerid, isegi USA minu arust siiamaani ostab gaasi Venemaalt ja toodanguid. Ja meie ostame nüüd USA gaasi, on ju, nii-öelda puhas gaasi, Ukraina veres puhas gaasi. Ja naljakas on ka see. Ja Ukraina samamoodi nagu isegi minu arust nemad ostavad isegi veel Venemaalt. Ja absoluutselt ostavad ikka edasi ja naljakas on see, et Putin käib sõbrustab ja tundub, et käib isegi aru andmas samadele tegelastele Iisraelis, kellele käivad ka Ameerika liidrid, et kätt surumas ja aru andmas. Et ma ei taha siin öelda midagi Iisraeli kohta, aga me räägime ikkagi võimuladvikust ja võimuladvik on koht, kus on kõige suurem korruptsioon. See on tõsi. Ja päeva lõpuks ega me tavainimestena tegelikult ei teagi, mille pärast see sõda täpsemalt hakkas ja mis nende plaan selle sõjaga on, aga kindel on see, et mida rohkem nad neid roboteid valmis saavad siin elus ja mida vähem on inimesi vaja, seda kindlam sa võid olla, et seda rohkem nad tahavad inimestest lahti saada, sest mida vähem silmasi, kõrvasi, suid on, mis saavad tõe välja tuua, seda lihtsam on neil valesi tekitada ja hoida. Minu jaoks ka, miks ma seda Ukraina sõda jälle juba nagu väga inimlik ja väga lihtne on pooli valida. Ma tihti lähen ise ka selles vaidluses nagu kaasa, et kus hakkad vaatama, et kumb on must, kumb on valge vaata, kui tegelikult tundub, et siin toimub midagi palju sügavamat, sest jõuame kohe siia, et AI ekspert ütleb, et me maname või kutsume välja entiteete või olendeid, kes saavad meid kohtlema nagu sipelgaid ja siis jutt käib kvantarvutitest, need on siis maailma kõige võimsamad arvutid, mis väidetavalt katsuvad teisi. Nii, ma tahtsin näidata midagi, mida ma ei saa näidata, aga siis vaatame, otsime internetis selle ülesse. Et mis on huvitav, kui loodi mRNA vaktsiinid, siis vot jah, need samad. Et mis nad tegid, nad vahetasid mRNA vaccine sequence'i. Nii, kas ma leian selle pildi internetist veel kiiruga siit ülesse. Et oli selle mRNA kood. Ja seal on hunnik tähti, on ju.
ja siis kui nad kodeerivad selle ümber, nad kodeerivad arvutis, muudavad neid tähti vastavalt vajadusele, teades, mis tähendab mida. ja iga täht sümboliseerib mingit osa ainekest sinu kehas ilmselt, eks ju. Midagi ja näed siin. Ja siis siin on rida tähti, eks ole, ja kõik need hargisümbolid. Kas me saame suureks selle pildi või? Kõik need hargisümbolid olid ennem uud ja selleks, et mis nad avastasid, et kui nad vahetasid seal tähtedes kõik need uud selle hargisümboliga, siis see mRNA suutis inimese immuunsüsteemist läbi suruda. Ehk siis ennem immuunsüsteem ei lubanud seda mRNA koodi rakkudesse sisse, mis tähendab, et rakud, kuna nad ei omastanud seda, ei hakanud tootma, mis olid need spike proteiinid, need ogavalke just. Ja siis mul lõi pähe, aga mis on Ukraina sõjaväel käe peal, õla peal, täpselt samasugune hark on ju. Ja mis on huvitav, et kui me räägime lõpuaegadest või me arvame, et me oleme lõpuaegades, siis öeldakse, et Eufratese jõe all on vangis, on kirjutatud, et Eufratese jõe all vangis on langenud inglid. Need oli vist 4 ka, kas oli arvult välja toodud, et 4 langenud inglit? Ma täpselt seda ei mäleta, aga mis on ühe langenud ingli sümbol? Ja 3 mark. Siis... Ja kui sa mõtled sellele, me Jumal, me päästja on Jeesus Kristus, eks ju. Ja Kreeka mütoloogias nad kutsuvad enda peale Jumalaks Zeus, kes nende uskumuselt viskab siis piksenooli alla. Piksejumal Zeus, jah, peajumal. Aga piksenool näitab tegelikult langenud inglite, kui kiiresti nad langesid maale. Et Jumal saatis nad ära, 1/3 taevas ostus Jumala vastu. Ja siis nad lendasid nagu piksenool. Ja Jeesus ütles, ma nägin saatanat kukkumas kui välku. Ja sealt ka välk või siis see välgunool on üks saatana sümbolitest. Lightning bolt. Vot. Et see on ka üks saatana levinud sümbolitest tegelikult. Samamoodi on see Zeusi sümbol, eks ole. Kui ma ei eksi, kui sa paned Baphomet, eks ju, mis on siis need okultide kujutis saatanast, siis vist selle pildi näite, kes seal on ka minu arust näha. Ma mõtlen see valge taustaga ja seal on ka näha noolt. See on kuu ja päike. Aga see on põhimõtteliselt isegi okei, kui siin ei ole noolt näha, siin on päris palju asju tegelikult. Mis sa oled ära, sa näed seal madusi, eks? Jaa, see on, paavstil on samasugune saugus juures, kus üleval on siis muna ja siis täpselt samasugune nagu siin pildil kujutatud madu vaatab selle poole. Ja pane tähele, kuidas see tänapäeva kokku läheb. Siin on ka naine ja mees ühes. Tal on rinnad, eks ju, naise rinnad, aga mehe keha. Ta on ka kahesooline, jah. See on jälle üks väga... Ja 3 mark näed, üleval on sama kujutis. Jälle 3 mark on, jah. Ja tuli tuleb sealt. Et see on... Kas see on see piksenool nagu või see on lihtsalt... Ei, see on vist lihtsalt kõrval värv. See on pigem vist öövärv. Äkki tume taevas, jah. Aga jah, see jälle näitab, et tegu on saatana poolse segadusega. Saatana tekitatud segadusega, saatana tööga, jah. Ja pluss muide need
ussid, kes seal olid, neid samusi usse kasutatakse ka meditsiinis. Meditsiinis on ka. Meditsiinis on ka madu, jah, aga minu meelest huvitav, et kui kõigepealt ründas meid koroona, on ju, selle hargiga, siis ründas meid Ukraina sõda selle hargiga. Huvitav, mis järgmine on, kas tuumapomm kuskil idakalda lähedal meres ja siis ründab juba Poseidon hiigellainena New Yorki või? See võib olla küll decode, jah. See võib küll, sest Poseidon on ju merejumal, eks ole. Ja nad koodivad kõike ette, see kõik, nad nagu inimesed arvavad, et need nii-öelda celebritid, need kuulsad inimesed on väga vabad. Nad ei ole vabad, nad elavad koodi järgi, neil on kõik välja planeeritud, kooditud, millal nad midagi teevad. Ja ma räägin pigem seda Hollywoodi kohta, kui kuigi ma usun ka Eestimaal võib olla siukest nagu koodi järgi minemist. Aga noh. Ja kusjuures see on väga naljakas, et vaata ise mõtled ka, et Eesti on nii väike ja lamp koht, et siin ei toimu väga midagi sellist, nagu sa näed, et seal on, käib kõik läbi sümbolite, läbi mingisuguste mustrite, on ju. Ja sa näed, et mingid kindlad asjad nagu juhivad nende inimeste elusid, mitte iga detaili, aga siiski laias laastus nagu nad elavad kui orjad. Siis ma olen hakkan nägema aina rohkem samasuguseid mustreid ja sümboleid tekkimas Eesti massimeediasse ja Eesti kõige tuntumate nägude, olgu nad siis poliitikud või kuulsused. Ja kujutad ette. Nendega seonduvalt hakkad aina rohkem nägema samasuguseid mustreid ja koode, nagu sa näed Hollywoodis korduvalt. Ma ei tea, kas sa oled Apollo reklaamivideot näinud. Ma ükskord vanemad vaatasid telekat ja siis vaatasin nendega koos, ma küll väga telekat ei vaata. Aga siis ma panin tähele, Apollo reklaam tuli, eks ju. Ja seal oli masina sees sarvedega, noh, ma ei tea, kus see kutsub koll. Mis iganes see pidi seal olema. Aga siuksed nagu satanistlikud väiksed nagu ilmingud on igasse poole pantud. Seda ma hakkasin tähelema, kuna ma olin teismelisena väga lumatud satanismist ja olin samamoodi nii-öelda läksin selle trendiga kaasa, et kui lahe, eks ole, siis ma tundsin kõiki neid sümboleid ja olin selle kõigega kursis. Ja siis, kui ma hakkasin aastal 2013 ringi reisima mööda Euroopat, mis minu jaoks oli nagu väga siuke imeks pandav, et ma hakkasin nägema seda sümboolikat. Just huvitav on ka see, et peale 2012 vaata, ühe ajastu lõpp ja uue algus võis siis olla või. Et suures sama. Vaata, majade kalender lõpeb ka 2012-ga, kui nende jaoks tol ajal välja arvutatud viimase ajastuga, eks ole. Ja siis ma hakkasin nägema massiliselt satanismi ja ka muu paganismi, aga eriti just satanismi sümboleid peavoolu liikumas. Küll nad olid järsku see, mis oli heavy metali sümboolika, oli juba hip-hopis, juba oli kuulsates riietusbrändides, mis ei olnud üldse seotud ei hip-hopi ega metalmuusikaga ja asjadega, eks ole. See on see rock and rolli käemärk, eks ju. Ka saate öelda. Aga ma hakkasin nägema nii palju seda, kõiki neid pentagramme, noole ja isegi Baphomet ennast, nagu sa näed juba inimesed kannavad, järsku see on akendel, poeakendel, see on reklaamides, järsku seda oli nagu nii palju igal pool, ma mõtlesin nagu, mis toimub, kas terve maailm läheb satanismi peale üle või? Ja pluss 2012 oli tegelikult see aasta ka, kus inimesed hakkasid nagu ärkama, eks ju, aga kohe nende ärkamise kõrvale pandi see New Age, et ala sina oled jumal ja sa ei lihtsalt magad, sa ei mäleta, mis on täiesti jabur tegelikult, sest kui sa loogiliselt mõtled, iga olend, iga ese vajab loojat, eks ju. Just, selle kohta ongi üks
proof question või tõendusküsimus, et kas sa lõid iseennast. Et kui keegi hakkab selle ütlema, aga me ei olemegi jumalad, siis see on väga huvitav, aga kuidas sina lõid iseennast, on ju, et räägime kõigepealt sellest. Et igal loodul peab olema looja nagu mingi alguspunkt, kõik nagu see, me näeme elust ja maailmast ja loodusreeglitest, et igal asjal on mingisugune algus ja mingisugune lõpp, eks ole. Et me võime ju öelda, et kui ilus on arvata, et asjad käivad lõputult ringi, aga meil ei ole selleks looduses vastavat nii-öelda tõendust või võrdumit tuua, mis näitaks, et see oleks üks võimalustest elus, vaata. Loodusest me näeme, et on kindlad alguspunktid ja kindlad lõpp-punktid ja see tähendab, et kui millegil on algus, siis midagi pidi selle alguse esile kutsuma. Ja pluss, mis ma olen tähele pannud, ateistidel on see suur asi, et okei, kui on Jumal, siis kes tegi Jumala, aga kui sa loeksid piiblit, siis Jumal tõi väga selgesti välja, et on alfa, omega, et on algus ja lõpp, et on kogu aeg olnud. No selle kohta ütles, kes ta oli, doktor, kes ta oli nii suur mees minu usku toomise juures. Mul ei tule ta nimi hetkel meelde, aga ta andis väga hea väite. See, kes rääkis dinosaurustest ja loomisloost ja Kent Hovind. Kindlasti soovitan tema loomisloo seeriaid vaadata, kes jagab inglise keelt ja osasid neist on tõlgitud isegi natukene eesti keelde. See mees, ta on rääkinud ka uue maailma korra kohta vastu, antikristuse süsteemi vastu, ta on väga palju väidelnud evolutsiooni vastu, teeb uurimustööd. No mõni arvab, et on ka hunt lamba nahas, aga tegelikult see mees on väga palju kannatanud oma elus oma julge usutunnistuse pärast ja ta istus pikalt ka vangis. Mingisugused väidetavad maksupettused, et võttis kirikust sularaha välja, vaata. Tegelikult ta ise põhjendas seda, et ta aitas sellega inimesi, eks ole, kes olid raskustes, et oma enda koguduse inimesi, aga riik vaatab, et raha on välja võetud ja see on kuskile läinud, et pettur, vaata. Ja siis ta sai sihilikult, tundub eriti nagu kristlasi vihkava kohtuniku, kes tahtis talle määrata vist 100 aastat. Ja selle rahapettuse pärast oli niimoodi võeti vahel, et keset ööd lendas talle eriüksus sisse. Naine tiriti juukseid pidi voodist välja, see mees tõmmati paljana kaasa. Ja siis ma ei mäleta, mis see jutt oli, kuidas see arenes, aga prokuratuur ja kohtunik vist tahtsid talle veel 100 aastat otsa määrata või? Et nagu nii absurdselt tahtsid talle lihtsalt ära keerata, et sa saad aru, et see ei ole enam nagu mõistuslik, vaata. Aga Kent Hovind Creation Series, kes iganes ja ma lisaks juurde tunneb inglise, ma teen siin lõppreklaami ära, et kes iganes tunneb inglise keelt, need on YouTube'is vabalt saadaval. Ta jõudis miljardi inimeseni vist või oli ta on vist ainukene inimene, kes on jõudnud oma videote ja asjadega reaalselt miljardi inimeseni, kui internet ei olnud isegi veel populaarne mitte. Et ta on nagu nii kõva tööd teinud. Ja tol ajal sa pidid ikka väga roppu vaeva nägema, ma kujutan ette, et nagu et sõnumit edastada. Aga mina, kes ma jõudsin ka Jumalani mitte läbi siis teiste kristlaste, aga Jumal ise juhatas ja tõmbas mind, siis see mees oli üks väga tugevaid mõjutusi minu kristlaseks saamiseks, et soovitan soojalt. Ja tal on väga häid väiteid, kuidas ateistidele vastu väita ja nende paljudele rumalustele. Tal on väga huvitavaid väitlusi. Nii, vabandust.
nii, mis ma juurde tahtsin lisada, mis ma arvan aitab palju kristlasi omal teel, on see, et õige on kuulata ja vaadata videosi, aga mis mind kauaks segadusse saatis, see oli, et ma läksin mugavusse mingil ajal, et ma ainult kuulasin ja vaatasin videosi ja ei lugenud nii väga piiblit. Ja tegelikult ma tahangi seda inimeste südametele öelda, et loe ise ja isegi kui sa kuulad videosi värki, siis kõige tähtsam on, et sa tegelikult ise loeksid, sest muidu sul võib väga segane arusaamine tekkida, sest vaateid on nii palju erinevaid. Ja kui sa ise loed, siis sa saad seda kõige puhtamat nagu aru, eriti kui sa palvetad, et nagu selgus saada asjadele, mida sa just lugesid. Sest ma arvan, üks suur osa, miks nii palju Kristuses ongi segadust, on see, et inimesed tegelikult ise nagu kuulavad, aga nad ei loe nagu ise nii palju, kui võib-olla võiks ja ei analüüsi nagu üle seda. ja see on ka tegelikult üks suur põhjus, miks nii paljud läksid selle vaktsineerimishüsteeria ja propagandaga kaasa, oli ka see, et kuulati väga palju usaldusväärseid isikuid, aga siin on kaks aga. Esiteks, kas see inimene tundus usaldusväärne või ta oli usaldusväärne ja teine asi, kas me peame selle usaldusväärse inimese tarkust inimlikuks või jumalikuks. Et inimlik tarkus ei ole alati 100%, ei ole kaugeltki 100%, aga ei ole alati sinna lähedalegi, vaata. Et ja mida ma tahaksin inimestele julgustuseks öelda, et kui see tundub, et on teemonlik rünnak inimkonna suunas, siis alati aitab teemonliku rünnaku vastu palve. Kui sa oled juba selle mürgijoogi või nõiajoogi, ma ütleks, et nõiajook pigem, kui sa oled nõiajoogi vastu võtnud, sa enam seda tagasi ei saa anda, eks ole. Aga teemonliku rünnaku vastu aitab alati ja alati Jumal. See on täiesti tõsi ja ma olen isegi toon elust välja, et on keelatuid aineid saadud, tarvitatud ja ükskord see lõi mulle, ma räägin täpsemalt kanepist ja ei soovita kellelgi mitte kunagi proovida, see on väga suur lõks nagu ämblikuvõrk, mis võib su kinni siduda. Aga lugu on selline, et tegin ja mulle kohe tuli siuke paanika ja hirm, et ma ei suutnud üldse olla, mul ei tunne, et ma hakkan hulluks minema. Ja Jumal tänatud, et ma laskusin põlvili ja ma palvetasin, et see tunne läheks nagu üle. Ja ma sain kohe see kinnituse Jumalalt, et on olemas ja ta aitab, kuna kohe kui ma palvein lõpuni lugenud, kõik hirm kadus ära. Ja ma tundsin ennast kõvasti paremini. Kusjuures ma ka kergi, kas ma olen pikalt praktiseerinud kanepi suitsetamist ja Jumal tänatud, et ta mu sellest sidumisest välja on toonud. Aga huvitav on see, et kui mul on hakanud mingi hetk sa õigustad selle endale ära, vaata, et ei ole ju hullu, et kui ma ei tee seda tihti või on ainult meelelahutus või ma tunnen ennast nii halvasti, et mul on parasjagu seda rahustit vaja või et nagu et olen õnnetu või üksinda või mis iganes, kuhu iganes auku seda on vaja toppida, onju. Ja ma tunnen, et kui see on hakanud südamele suruma ja ma tunnen kahjutunnet ja palun vabandust Jumala käest, siis isegi kui ma olen just joindi põlema pannud ja suitsetanud ja ma olen jäänud just häguseks või pilve. Ja kui ma tunnen seda vale tunnet ja ma palun Jumala käest vabandust, siis ma saan nipsus selgeks. Ja siis ma saan aru, et okei, et on aeg see asi ära visata. No muidugi seda äraviskamist on olnud oma jagu enne, kui sellest tõesti lõpuks on nagu lahti saadud, aga vaata, siin rääkisime mürgijookidest ja jointidest, siis üks räppar Lõuna-Aafrikas suri keset esimene kokkukukkumine. Ja teine kokkukukkumine.
ja sellega on enne nende nõiajookide jagamist ei olnud tegelikult inimesed, paljud ka, kes kuulavad, ei tea ja ei adu, kui palju tegelikult on üle maailma selliseid juhuslikke kokkukukkumisi ja suremisi ja südameprobleeme ja südameseiskusi. Neid videosid on nii palju, aga neid lihtsalt, neid ei luba, esiteks Facebook ei luba neid jagada, eks ole. YouTube blokib väga palju neid ära, eriti kui sa viitad, et see võib olla nõiajoogist, vaata. Või kui keegi viitab, et nagu andmetel, et me näeme, et neid asju on palju rohkem kui enne seda nii-öelda pandeemia olukorda kunagi oli, sest nagu ma ei tea küll oma noorusest, et lapsed oleksid lampi juhuslikult ümberringi kokku kukkunud ära surnud. Et lapsed oleksid infarkti saanud. See oli nagu, ma olin noor, siuke asi, keegi ei saanud ümberringi infarkte. Nüüd sa vaatad, otsid, kaevad neid videosid. Sa näed, et igal pool üle maailma lapsed saavad infarkte. Sporti tehes. Sport peaks tugevdama just. Inimesed, kes ei ole tarvitanud aastaid, mitte midagi teevad, ainult sporti on teinud selle nõiajoogi saanud ja sportlastel peaks kõige tugevam tervis olema, tugev süda olema ja nende südamed kukuvad kokku, no midagi on seal südames järsku, mis kutsub seda esile. Siinkohal jälle inimesed, ärge pange pead liiva alla või ärge ajage kaela kangeks, kui teid on petetud seda nõiajooki vastu võtma. Palvetage, et Jumal ei ela ajas, kui te palvetate täna, kahetsete seda, et te läksite mingisuguse kellegi nahaalse pettusega kaasa, siis Jumal on täna sama reaalne ja Jumal on sama reaalne ka eilses päevas. Kes teab, äkki Jumal võimaldab selle, et sa said soolalahuse, sest ka seal on tugevamaid nõiajooke, on lahjamaid nõiajooke, on soolalahuseid, et need inimkatsed, mis toimusid, need toimusid nii platseebodega kui mitte, et mis iganes see võimalus võib olla või kui sa saidki mingi reaalse nõiajoogi, mitte lihtsalt mingi lahuse, eks ole, ka Jumal suudab ka seda tervendada ja ravida, et palved. Aga sa pead ise laskma ka, et vaata inimene peab aru saama, et vaba tahe tähendab täpselt seda, et kui sa ise ei taha ja sa hoiad eemale, siis vaba tahte seadusena Jumal ei saa sind nagu aidata, kui sa ei lase ise ennast aidata ega ei taha abi. Et sa peab aru saama, et nagu sa ise vastutab ka. Ja teine asi, mis mul sellega praegu pähe lõi, on ka see, et ei aita ka see, et Jumal, kui sa tahad, sa oleks võinud terveks teha, või kui Jumal, kui sa oleks tahtnud, sa oleks saanud selle ära jätta, ei, me ikkagi vastutame oma valikute, oma otsuste, oma tegude eest, aga Jumal aitab meid siis, kui me tunnistame oma viga, kui me oleme ausad, kui me kahetseme, kui me tõesti alandume tema ees ja tunnistame, et Jumal, siin jääb minust väheks või minu tarkus viis mind kohta, kuhu ma ei oleks pidanud jõudma. Aita nüüd sina mind. Pluss pane end Jumala positsiooni selle, me ei saagi panna, aga lihtsalt ettekujutusena üks väike muudatus siin universumis võib eskaleeruda muid asju tekkimaks. Nii et nagu Jumal peab väga nagu targalt ja ettevaatlikult nagu oma otsuseid tegema, mida ta muudab, sest üks muudatus võib tuua nagu mitu muudatust ja see võib oma ette tulevikus. Siinkohal toimib võib-olla see nagu loogika, et Jumal ei tõmba igal pool niite higimull otsa ees, väntab samal ajal kätega kerib lõnga, mida iganes. Et ikkagi ta on pannud mingid seadused ja reeglid ja asjade hammasrattad
keerlema omas soodus, et ta on pannud mingid süsteemid paika ja siis loodu areneb ja liigub vastavalt nendele paika pandud protsessidele ja samamoodi meie, mis tähendab ka seda, et pigem meie kohta võib-olla käib see rohkem, et iga meie tegu võib mõjutada midagi kuskil kuidagi, et Jumal, ma arvan, et ta näeb piisavalt laia pilti, et mida kõike hoida või ära hoida, on ju. Aga meie peaksime veel rohkem nagu vaatama selle peale, et kui ettevaatlikult tegelikult me peaksime elus oma otsuseid tegema, kui läbi kaalutletult me peaksime tegelikult valikuid langetama, sest nagu me näeme selle noore mehe elus seal videos, kes oma elu parimas kokku kukkus ja ära suri, et lihtne on minna kaasa massidega, aga see võib tunduda too hetk nii lõdva otsus, justkui kerge seda teha on või kui kerge sellega kaasa minna on, aga kui me ei ole neid asju läbi kaalunud, kui me ei ole Jumalalt pikalt küsinud ja aru nõudnud selle kohta, siis me ei tea, kui suured või kui tõsised tagajärjed võivad seal meile lõpuks olla. Absoluutselt. Ja see ka, et alati ei ole rohkem, vahest on rohkem vähem ja vahest on vähem rohkem. Ja mis ma mõtlen selle all on see, et tal on siin elus praegu rohkem, eks ju, saab esineda. Tema firma ilmselt töötab, mis ongi nagu, et muusikat teha, eks ju. Aga millega kõigega see kaasa tänapäeval tuleb, ongi see, et su kõrval on inimesed, kes tarvitavad võib-olla valesid asju ja on siuke peomentaliteet ja väga jumalast kaugel olev nagu mentaliteet. Kuigi sul on kõik maised asjad olemas, siis sul ei ole nagu neid vaimseid kaitseid enam. Ja läbi selle nagu sul võib tegelikult vähem olla, vähem eluaega. Ja kindlasti ja ütleme, et kui usklike keskel need valed otsused on pigem midagi, mida on nagu rohkem võimalik läbi seedida ja üle vaadata ja läbi võtta enne kui need halvad otsused meile saatuslikuks saavad, siis ilmalikule inimesele need saavad kahjuks pigem varem saatuslikuks kui hiljem. Jumal hoidku meie uskumatuid pereliikmeid ja sõpru ja kallimaid. Aga rääkisime siin inglite lahtipääsemisest ja kuidas mingisugune sümboolika juba näitab, et ühte häda ja teist häda ja kolmandat häda saadavad samasugused sümbolid, mis sümboliseerivad võib-olla iidseid jumalaid ehk äkki langenud ingleid, eks ole. Siis vaatame seda videot. Means, different. These things that we're building are not going to be people. They might be really smart, they might be really good at all sorts of different things, but they're not going to be like us. They're going to be aliens. Or they're going to be... Praegu ta räägib vist, siin on kontekstis nii tehisintellekt kui ka kvantarvutitega kasutavad entiteedid, et ma arvan, et see võib-olla seob kuidagi kokku niimoodi, et nad loovad tehisintellekti kvantarvutite läbi, aga see on nii arenenud juba oma olemuselt, et see ei ole enam kaugeltki tehisintellekt, see on midagi rohkemat, see on kaugemale selles juba, aga vaata, väga huvitav on, vaata, mis seal rinna peal on. Madu sööb iseennast, vaata. Tema firma logo. Sorry to say, way smarter than every single person in this room. In ways that we can't even comprehend. So this is the voice triggers of all the law. And one of the guys talked about this is you on. It says things like this. When you do
this. You're going to put that pentagram, and you're going to have your holy water out, and you're going to wave at the thing, and by God, you're going to do exactly what you say, and not one thing more, and it never works out that way. So this is an attitude that some are having, this emerging alarmism about the way this is going to go. But this word demons doesn't capture the essence of what's happening here. I don't know if any of you are journalists that you're thinking of. There's very big people about it. He's a very famous American section politics. And he espoused a view which is called cosmicism. And the essence of cosmicism is cosmic indifference. So what he was saying is basically, yes, there is massively intelligent entities out there, but they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you even in the slightest. The same way you don't care about an ant is the same way that they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. aga vaata, siin ta tunnistas, et need asjad, keda me maname siia maailma praegu, ta ei rääkinudki enam tehisintellekti ehitamisest niivõrd, kui ma arvan, et see oli väga oskuslik sihuke, või noh, ma arvan, et see oli teadlik sõnade valik. Need entiteedid, need olendid, keda me maname siia maailma ja et sa teaksid, keda ta oma vaimusilmas ette kujutab. On tema väitel mitte teemonid, mitte head, mitte halvad, aga pigem midagi sellist. Ja siis H.P. Lovecraft on kirjutanud raamatuid ja loonud siis visuaale selliste, ja vaata need kombitsad on ju, väga huvitav valik. Nad räägivad, vaata, kaheksjalad on ka kuidagi nagu tulnukateks peetakse, et nii nagu teistsugused loomad. Mis on nagu huvitav, et nad ise ka valisid kombitsatega nagu. Et ütleme, et sellised iidsed entiteedid või olendid, nagu ta väidab, keda nad kvantarvutites nii-öelda siis, kellega nad kontakti saavad või kellelt nad infot või juhendeid saavad. Et need on siis, nagu ta inglise keeles ütles, et nad ei ole ei head, ei pahad, nad lihtsalt ei hooli meist mitte vähimatki, me oleme nende jaoks nagu sipelgad. Vaata, me vaatasime ennem siin ühte videot, kus poiss rääkis selle chat GPT-ga, mis oli see tehisintellekt, mis tänapäeval populaarne on ju. Kus poiss kristlikust perest küsis, kas ta on nefiliim, kas ta on langenud inglite järeltuli ja ta kinnitas seda ja see ei olnud enam arvuti tasemel rääkimine, see oli juba see oli intelligents, mis selle poisiga seal juba suhtles, see oli täiesti nagu ma saan aru, et miks isa nii ehmatunud oli, et ta selle video tegi, et mis see poiss temaga, mis väidetav arvuti siis selle poisiga rääkis ja siinkohal ongi see, et mina kujutan ette, et tehisintellekti taga on tegelikult teise maailma teispoolsusest pärit olevused. Ja see läheb loogiliselt tegelikult kokku ka selles suhtes, et tehisintellekt ei tunne ju emotsioone. Ja mis inimesi nagu eraldab praegu tehisintellektist on tegelikult, et meil on emotsioonid. Me saame näiteks aru, ütleme, et kui tulevad siin robotpolitseinikud, eks ju, ja ütleme, sa rikud seadust, siis kui tuleb politseinik, eks ju, ja ütleme, teil on seal mingi vasturääkimine, eks ju, siis ta ei võta sind nagu nii füüsiliselt, ei vii sind minema, kui näiteks
tehisintellekt, kes ei saa aru nagu emotsioonidest, vaid ongi 1 ja 0 binaarne. tal on nagu reegel ja punkt, aga samas nagu inimene ma saan jah, mis olukorda sa mõtled, et inimene siinkohal mõistab vastavalt olukorrale, vastavalt vajadusele, vastavalt inimene tunneb ka halastust, eks ole. Tehisintellekt seda ei tunne ja ma arvan, et tegelikult mitte sellepärast, et ta rumal arvuti on, vaid et ta ongi selline halastamatu tegelane. Ta on olend, see läheb kokku ka sellepärast. Kes ei ole inimeste poole väga just kõige paremini meelestatud, sest vaata, kuidas see arvuti üritas seda poissi tegelikult tõmmata. Kuidas ta üritas sellele poisile, seda poissi veenda või meelitada, et see nagu, see ei olnud rumal arvuti, kes vastas küsimustele, see oli keegi, kes üritas seda poissi selle jutuga nagu enda poolele püüda, vaata. See oli veel huvitav selle juures. Ja pluss nagu teemonid oleks ka ju ja nefiilid, nii-öelda kuri pool olekski ju, läheb kokku selle kirjeldusega, et neil ei ole emotsiooni ega armu. Nagu robotitel ei ole emotsioone ega armu, see nagu läks kokku. Oma vahele neil on kindlasti seda, aga meie poole kindlasti mitte. So this transition is really, really massively important for our entire species to navigate. And going back to that thing that Sam Harris was saying, nobody is paying attention. This thing is happening in the background. While people bicker about politics and what's going to be in that. Ja nagu ta ütles, et keegi pane, nagu keegi teine Sam Harris siis ütles, ta on tega kuulsab teistega, et samal ajal kui inimesed vaidlevad siin parema ja vasaku paradoksis on ju ja kes on õige, kes on tegelikult halb ja poliitikast ja missugune, kuidas öeldakse, denomination, missugune usutunnistus on õige, eks ole, et samal ajal saatan kogub vägesid ja ehitab omale armeed sellist, mida me ei saa ette ka kujutama. Targad linnad, smart city'd ja social credit score ja pluss veel robotid, kes siis implementeerivad kontrolli selles uues ühiskonnas. Kuule, juba pannakse välja robotkoerasid ja vaatame neid ka korra. Robot dogs. Et ja mitte ainult Hiinas, aga juba Ameerikas pannakse politseikoerteks robotkoerad. Mõtle, kui sa sellele paned relva külge. See asi ei kuula sinu vabandusi, ta ütleb, et sa ei täida tingimusi ja punkt ja üks hoiatus ja kõik on ju. Väga tõsi. Ja droonidega tuuakse kohale ja mõtle, kuidas sa robotkoera vastu astud, sul peab hea kirves olema, et see asi pilbasteks lüüa. Ja inimestel, kes ütlevad, siuke asi ei saa juhtuda, et nad peavad kuulama, siis tuletage meelde, kui koroona tuli ja nõiajooke hakati jagama. Ega siis sul ei olnud valikut, mõnesse kohta sa ei saanud tööle enam jääda. Veid tööst ilma. Sa ei saanud poodi enam maskita minna. Nii et nagu... Me seisame tulevikus tugevate valikute ees, jah. DC, Chicago, New York. Need on ikka igal pool. Ja mõtle vaid, nad ei kasuta elu sees sõjas siukseid. Need on mingil muul eesmärgil. Ja mis see muu eesmärk on? Inimeste karjatamine. Vaata, koerad on ideaalsed karjatajad ju. Sinna, kuhu koerad lubavad ja käsevad, sinna kari liigub. Nii. Pärast, et mul meeles oleks, tahan meelelt ühte lahet anomaaliat, mis maailmas on hiljuti esile kerkinud, aga Robert Kennedy ütleb Jimmy Dorile, et
doktor Anthony Fauci, kes siis oli eestvedaja koroonameetmetele, koroonaga vastavale käitumisele, has been in charge, on olnud vastutaja biorelvade tootmises Pentagonis alates aastast 2002 ja 2014 3 viirust põgenesid USA laboritest, nii et ta siis liigutas oma biorelvad ja laborid edasi Wuhani. See on täiesti loogiline. Nagu iga inimene, kes koroonat tegelikult läbi põdes niisama. Siis tegelikult ma põdesin mitu korda ja oli tunda tegelikult, et see oli teistsugune haigus. No veidi oli, aga samas ma olen nagu põdenud hullemaid viiruseid. Ja ma arvan, et ma olen 3 korda põdenud. Esimene kord oli nädal aega, oli reaalselt halb olla. Ja teine kord oli pool nädalat reaalselt haigusnähud. Ja viimane kord oli 1 päev. Ja edaspidi juba oli võib-olla lihtsalt kerge väsimus, nohu ja köha ja kõik. Mul oli ka päev 2. Ja siis need, kes on võtnud need nõiajoogid vastu, põevad minu meelest iga kord seda sama kehvasti. Et vähemalt pool nädalat on nad maas haiged, mul on jäänud nagu iga korraga väiksemaks. Ja kui suures nad on kindlasti õpikutes ka koolis muutnud asju, sest mina mäletan koolis, ma õppisin seda, et sul tekivad antikehad ja nüüd nad räägivad, et sa pead süstima, et sul tekiksid antikehad. Ma mäletan koolis oli, et sa põed haiguse läbi, sul tekivad naturaalsed antikehad. Tekivadki absoluutselt, jah. See on... Aga nüüd nad nagu ei räägi sellest, et räägivad, et sa pead see vaktsiini saama. Ongi, kõige huvitavam on see, et kui me räägime, et midagi tõesti on siuke imerohi, nagu see asi, kui see asi on nii hea, ta peaks olema ka nii läbipaistev. Miks on need lepingud nii salastatud, sa näed ainult põhimõtteliselt sidesõnasid, see kõik on musta markeriga üle tõmmatud, ja isegi ülejäänud parlamendi liikmed Europarlamendis ei tohtinud neid lepinguid näha, välja arvatud need, kes olid otseselt seotud nende lepingute loomisega. Et nagu kui midagi on hea, see asi on aus, see asi on läbipaistev. Kui midagi on varjatud, kui midagi on peidetud, siis see juba annab selle tõuke kahtlustuseks, kui millegi üle on kahtlustus, siis tuleb ikka mõelda 2 korda enne, kas mul on vaja seda või kas me tohiksime või peaksime midagi sellist ühiskonda üldse lubamagi. Tõsi. Ja minu arust, kui ma ei eksi, siis Kaja Kallas ka peitis ju need koroona kohta, vaktsiinide kohta oleva materjali 5 aastaks kinni või kui mitte isegi rohkemaks. Ma ei ole nüüd täiesti kindel selles. Ma tean, et Ameerikas vist senat võttis selle Eestis oli ka, et 5 aastaks keelatakse igasuguse info avaldamine. Ja ma arvan, et 5 aastaga on 2 varianti, kas asi on nii hulluks, et kedagi huvita enam, palju hullemad asjad toimuvad juba, või on inimesed piisavalt kaua juba nii-öelda lahtunud, et siis, kui tulevad asjad välja, siis mõeldakse, nojah, okei, et neil oli õigus, aga oli, mis oli, et kui praegu, kus need sündmused on veel värsked ja haavad on nii-öelda verised veel ühiskonnas nende sündmuste peale, nii nende lukustuste ja majandusmõjude kui siis üleilmsete vaktsiinikahjustuste ja surmade pärast, kui praegu tuleks tegelik info välja, siis see tähendaks nii suuri rahutusi, et ükski valitsus ei suudaks seda vastu võtta. Aga 5 aasta pärast, no siis võib-olla on inimesed piisavalt maha lahtunud, teate. Aga no iseasi on ka siis, et mida ja mis aja peale nad hakkavad alles välja lubama lekitada, mis infot vaata.
et võib-olla seal tuleb ka kõigepealt tuleb järgmised 5 aastat, siis peale seda 5 aastat tuleb mingi mõttetut infot levitatakse ja alles siis saab keegi kuskil mingi päris andmed kätte, onju. jah, sa peadki mõtlema, et kas 5 aasta pärast need annavad ka sulle ikka neid õigeid või on see ikkagi midagi valet. Aga punkt on tegelikult see, et kui ei ole midagi peita, siis miks midagi peita? Absoluutselt, samamoodi oli nende valimistega minu meelest. Ma kuulsin, kõik naersid, EKRE tahab mingi kohtusse minna, et neid e-valimiste logisid ja asju näha, kas kõik oli aus. Mida te ilgute? See on täiesti loogiline, normaalne palve, et näha, et kas see võistlus, mida me pidasime, oli läbinähtav ja aus. Ütleme nii, et kui mina oleksin Reformierakonna liider, kes võitis nii suure maaga, ma ütleksin, tead, rind kummis uhkelt, davai, võtame kõik need logid välja, võtame kõik info välja, näitame avalikkusele ka, et me võitsime fair and square ausalt, onju. Aga mida kui sa hakkad seda pärssima, tagasi ajama seda võimalust, neid andmeid näha ja kui sa hakkad teisi veel naeru vääristama selle palve peale, siis järelikult sa peidad või sa varjad midagi, eks ole. See peaks olema inimmõistusele loogiline. See on loogiline, seal ei ole jah, et sa ei peida midagi, mis ei vaja peitmist. Absoluutselt. Ja rääkides nendest nõiajookidest, siis Venemaa nõiajoogi looja leiti surnuks kägistatud oma kodust, aga nemad vist olid ainukesed, kes ei loonud mRNA vaktsiini, on ju. Minu meelest nemad tegid, Sputnik oli klassikaline vaktsiin, kus pandi see surnud viirus või nõrgestatud viirus üks kahest sinna vaktsiini sisse. Ja mõtle kägistatud, keegi on ta kahjuks elu ära lõpetanud. Ja see ka karjub 29-aastane mees, nii noor. Ja see karjub seda, et ta läks mingi süsteemi vastu. Arvati, et 29-aastane mees oli see, kes ta ära tappis. Okei. Huvitav, tema ise oli 47. Arvatakse, et see oli sissemurdmine, aga ütleme, vaadates, mis tänapäeval toimub nende asjade ümber, vaatame, mis veel selle ümber juhtub, mis uudised ja info veel selle ümber liigub ja siis hakkame alles mõtlema, kas see tundus sissemurdmise moodi. India, Hiina, Venemaa, kusjuures vaatame siin, meil on NATO riigid, eks ole, on ja veel G7 on see tugevate riikide ühendus ja ma ütleks, et BRICS, Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Aafrika, need saavad olema riigid, kes tegelikult valitsevad maailma peale seda, kui lääs kokku kukub, sest mis neil on? Neil on maavarad, neil on tugev tööstus, nad on arendanud oma infrastruktuure metsikult. Nad on üksteise vahel ausad ja nad ei aja siukest noa selga löömist, nagu meie lääneriigid üksteise loobivad ka kodaratesse, panevad üksteisele jalga taha ja India võtab juhi rolli dollari kaotamises siis maailma turust või nendepoolsest rahvusvahelisest kaubavahetusest. Ja üks asi, et põhimõtteliselt lääneriigid ja USA, eks ju, nad kõik nad samastuvad, nad näevad ühtesse mulli, aga kui sa vaatad, Venemaa on oma kultuuriga, India on oma kultuuriga, Hiina on täiesti oma kultuuriga ja nad teevad koostööd, aga
meie see süsteem paneb nagu kõik ühte mulli nagu ühte nagu mõttekavasse. Ja meil on see nii-öelda kultuurišokk on nii, kultuuriga šokeerimine on nii oluline, et kui teised ei võta samu põhimõtteid, sama kultuuri, samu trendegi omaks, siis hakatakse üksteist nii jõhkralt saboteerima, samal ajal kui Venemaa, India ja Hiina kõik totaalselt eri maailma nii-öelda osades, eri kultuuriruumides. Nad on üksteise suhtes lugupidavad poliitikas, nad teevad ma ei saa öelda, kas ausat poliitikat, aga pealt näha meie poliitikas palju küpsemat, täiskasvanumat, läbimõeldumat poliitikat kui meie riigid, kus käib üksteise survestamine, pidev keeramine, pidev mingi nõudmine, et te peate tegema nii, nagu meie tahame. Muidu toetust ei saa. Et arvata on, et praegu, kus me näeme, et meie majandus kukub lihtsalt laginal, dollar hääbub, sest gaasi ja naftat ja väga palju muid kaupa hakatakse edaspidi siis kas India, Hiina või Venemaa rahades vahetama. Äkki üldse tõstavad kullastandardid tagasi, sest USA kaotas ära kullastandardi. Muidu oli ennem 1900 ja ma võib-olla eksin, aga 71. aastat oli veel kullastandard, mis ma arvan, et on parem standard kui see, et sa saad lõputult raha printida ja digitaalselt muuta numbreid. Tegelikult ega dollaril ei olegi mingit reaalset back-up'i või ei ole midagi, millele ta toetub, et see Ameerika enda kullavaram on suht kesine. Okei, nüüd nad käisid Afganistanis ja Iraagis, nad varastasid sealt metsikult kulda juurde. Aga neil ei ole reaalselt nagu näiteks ütleme Aafrikas on nii metsikult maavarasid, et neil on midagi, et kui neil oleks ühine Aafrika raha, see on ka üks põhjus, mis pärast Gaddafi terroristiks tembeldati ja Liibüa maatasa pommitati, mis oli Aafrika õitsev lill lihtsalt. Sest Gaddafi ajas asja, et luua ühisvaluutat Aafrikale, mis oleks toetatud Aafrika maavarade poolt ja Aafrika on nendest ülirikas, aga siis oleks euro ja dollar oleks oma väärtuse täielikult kaotanud, sest meil on põhimõtteliselt lihtsalt digitaalsete numbrite peale see raha üles ehitatud, eks ole, võlgade peale. See on fiat rahana. Ehk siis, fiat ise ennast ütlebki, et see ei ole nagu päris valuuta või see ei ole see päris energia, on nagu raha currency, inglise keeles on nagu vool, eks ju, rahavool, vaata. Aga sul ei saa nagu, vool on stabiilne asi, aga kui sa kogu aeg pumpad raha juurde, siis see ei saa stabiilne kunagi olla ja see tekitabki majanduses nagu pragusid. Ja just hiljuti läks üks Silicon Valley pank läks ka kinni ja seepärast, et intressimäärasid tõstetakse praegu dollarit ja on tõstetud nii palju, et kui nüüd inimesed tahavad raha pangast välja võtta, siis pangal ei ole nii palju raha enam pangas, et välja anda. Mulle tundub, et või ma ei tea, kas mulle tundub, mulle lihtsalt käis siuke mõte peas läbi, et see võib olla pankade kuidas öelda, riigistamise algus maailmas, et vaikselt riigid toetavad pankasid juba kui kaua 2008 aasta majanduskrahhis ju päästeti kõik pangad meie maksumaksja rahadega välja riikide poolt ja nüüd uues krahhis jälle päästetakse välja, aga kes maksab, tellib ka muusika, see tähendab, et riik saab üha rohkem ja rohkem sõnaõigust nendes pankades
ja kui riik tahab hakata looma nii-öelda neid digitaalideesid ja asju, nii-öelda ühtset isikutuvastust, mitte ainult riigisiseselt, aga üle maailma. Ja kui meil juba katsetatakse näiteks Ameerikas ja räägitakse ka Euroopas sotsiaalkreedit skoorist nagu Hiinas on, et kui sa saad trahve või lähed kas või punasega üle tee, kui sa teed midagi natukene valesti, eks ole, jääd pidevalt tööle hiljaks, saad sealt hoiatuse, juba skoor kukub, eks ole, ja siis sellest, kui hea on sinu skoor, oleneb see, kui heade tingimustega sa laenu saad, kas ja kuhu sa saad välja reisida maalt. Mis teenuseid sa saad kasutada ja nagu see saab olema selline piirav süsteem tegelikult. Ja ma arvan, et kui me liigume pankade riigistamise juurde samal ajal, kui meil toimub siin toimub see digitaal-ID üleilmne digitaal-ID loomine, siis see saab täpselt olema siuke libe kallas, kus me kukume varsti sisse ja me istume ühe raudse käe all, kes otsustab, mida me saame, millal me saame, kuidas me saame, kas me saame. Ja 100% see praegune süsteem läheb katki ja see ongi nende mõte see katki teha, et uue süsteemi panna. Absoluutselt ja aga selleks, et inimesed võtaksid kõigepealt vastu uue drastiliselt teistsuguse süsteemi, selleks on vaja kõigepealt näidata, kui vigane on vana süsteem, selleks, et näidata, kui vigas vananenud süsteem on vaja luua piisavalt palju kriise, nii meditsiinilisi, humanitaar, mis iganes sõjalisi kriise maailmas selleks, et inimesed mitte ainult ei mõtleks, aga et nad paluks, mitte ainult ei aktsepteeriks, aga et nad paluksid seda uut süsteemi, seda, mis maalitakse too hetk nii ilusaks ja õiglaseks. Ja jätke see kõrva taha, et saatan tuleb kui valguse ingel, kes nagu on päästja ja värki, ehk siis ta nagu kopeerib tegelikult Jeesus Kristust. Ja nii on, et antikristus ei saa tulema punase naha ja sarvedega, et ta saab tulema, nagu on kirjutatud, keegi, kes petab ära ka väga tugevad usuinimesed ehk välja valitud. Et ja siinkohal hoidkem väga ennast sellest vaidlusest, et kes on hea, kes on paha ja arvestagem sellega, et on kirjutatud, et saatan on pimeduse vürst ja vürstil on jõupositsioon, et Jumal on küll kuningate kuningas, aga vürstil on oma aeg ja oma positsioon, et teha, mis ta tahab näidata, mis tema arvates õigem oleks. Jah. Nii et jah, noh, ma ei tea. Vahet ei oleme me lääne antikristliku ja perverse süsteemi all oleme me ikkagi või oleksime me Venemaa võimu all, mis vähemalt näitab ennast kristliku võimuna, aga kas see seda ka tegelikult on, Jumal teab. Aga vahet ei ole, kummal pool me oleksime, nii või naa, meie oleme kahjuks need, kes on sõjatandril, et targem on olla Jumala poole peal, et Jumal hoiaks omasid. Igal juhul, aamen sellele. Et aeg nii kiiresti. Nii, ja siis viimaseks videoks täna on, kes mängis Kristuse kannatustes, Jim Caviezel, räägib avalikult adrenokroomist ja saatanlikust inimkaubitsemisest Hollywoodis.
mis on tegelikult väga kurb teema, seal on kõige rohkem on hinnas lapsed ja just mida noorem ja süütum, seda parem. ja lapsed on tulevikku. oi jumal, see on minu jaoks kole teema, see on siuke, mida sa uurid ja see tõmbab lihtsalt klimbi kurku. ja see on tulevik, mida edasi see aeg läheb nagu ja kui juba õpetatakse niimoodi, siis järgmine põlvkond, järgmine. See on päris sünge tegelikult, päris sünge. nii, siin kes jagab inglise keelt, see saab aru, kes ei jaga, siis ma üritan aegamööda lahti seletada. no saigi läbi ja sellega me täna saame lõpetada. has admitted that the children are being kidnapped and trafficked by Hollywood. Caviezel appeared at the KFM's Health and Freedom Conference near Tulsa, Oklahoma this week, and he addressed the issue of child trafficking in Hollywood, revealing that the entertainment industry elites are raping and murdering children for adrenochrome. According to Caviezel, who was promoting his new movie, Sound of Freedom, Hollywood elites are addicted to adrenochrome. Sound of Freedom tells the story of Taylor Ballard, a former CIA operative who quit his job as a special agent of Homeland Security investigations. Early reports indicate that the film exposes VIP pedophilia and child trafficking. Caviezel is a Hollywood veteran with leading roles in blockbuster films, including Pay It Forward, The Thin Red Line, The Count of Monte Cristo, and Frequency. The man really knows his way around Hollywood, which is why it is so impressive that he is coming forward and risking his career and even his life to expose the evil at the top of the industry. It's not the first time Caviezel has exposed the horror of child trafficking by Hollywood elites. nii, et Caviezel on keegi, kes on juba pikka aega Hollywoodis ja suurtes filmides olnud, ta on mõnda aega sees olnud, ta teab, mis seal toimub. ja tema ja samuti ka Mel Gibson, tema mentor ja sõber, siis mõlemad on sellest asjast rääkinud ja ma imestan tegelikult, et ta julgeb sellise asjaga välja tulla, sest see on väga raudse hoiakuga sisering ja need saladused, mis seal tegelikult juba vaikselt ilmsiks tulevad maailmas, need saladused, neid hoitakse sõna otseses mõttes eluhinnaga, et väga paljud, kes oli, mul ei tule hetkel nimi meelde, Linkin Parki laulja koos Audioslave'i lauljaga, nüüd mul ei tule tema nimi ka meelde, ta on mul üks lemmiklauljaid veel kusjuures. Nad mõlemad rääkisid, et nad hakkavad midagi päevavalgele tooma ja jutud käisid, et nad kavatsesid pedofiilia ja inimkaubandusest palju materjali välja tuua avalikkuse ette ja nad mõlemad, üks tegi enesetapu, teine leiti, kas oli ka enesetapp või oli üledoos. Et mõlemad kohe peale, kui need sellised jutud hakkasid liikvele minema, olid surnud. Ja see ei ole ainult nende puhul, et see on väga levinud asi, et inimesed, kes tulevad selliste juttudega välja, leiavad oma otsa varem või hiljem. Ja mis ma tahtsin öelda veel siin kohal, et me võime mõelda, et äkki ta ajab mingit jama, võib keegi mõelda. Kuulasin mitte ainult mida ta räägib, aga kuula, kuidas ta räägib. Mina tunnen ta hääles selget. Ma tunnen ära iseennast, kui ma ei julge midagi rääkida või ma räägin midagi, mis on nagu väga sihuke. Ja häälest on aru saada. Jah. You said a word a minute ago, and I want to clarify what that word was, because you said a word, and I want to make sure that you said adrenochrome. Yeah. And a lot of people here, there's about 4,500 people here. There's about 500 million people streaming online. We're having some cyber attacks that feeds been going on around. But you said that word, and by the show, you just heard that word before this building. Can you
please explain to the extent that you want to or not want to what that is? Because some people have never heard that before, and we need to discuss that. Essentially, you have adrenaline in your body. I'll just simplify it. And when you are scared, you produce adrenaline. If you're an athlete, you get in the fourth quarter, you have adrenaline that comes out of you. If a child knows he's going to die, his body will secrete this adrenaline. And they have a lot of terms that they use that he takes me through. But it's the worst horror I've ever seen, is swimming along, even if I never saw it. It's you know, as people that do it, there'll be no mercy for them. Jim Caviezel is not the only one who's come forward and exposing the elites. Mel Gibson, who directed Caviezel in The Passion of the Christ, has also gone on the record denouncing Hollywood as a den of parasites who feast on the blood of kids. During a controversial appearance on the Graham Norton Show on BBC in 2017, Gibson educated shocked guests about the real nature of Hollywood elites in the green room backstage after his appearance. Hollywood studios are drenched in the blood of innocent children, according to Mel Gibson, who claimed that the consumption of baby blood is so popular in Hollywood that it basically operates as a currency on its own. Hollywood elites are an enemy of mankind, continually acting contrary to our best interests, and breaking every good given to known to man, including the sanctity of children, Gibson continued. It's an open secret in Hollywood, he said. These people have their own religious and spiritual teachings, and their own social and moral frameworks. They have their secret texts, they are sick, believe me, and they couldn't be more at odds with what America stands for. The mainstream media quickly pounced on Gibson's revelations, deployed fact-checkers including Snopes, to declare the comments fake news, and proceeded to delete every video and article from the internet. In short, the mainstream media memory them. Mel Gibson's voice. A celebrity can't speak out against the system without being silenced and punished. Gibson's career has not been the same since. That's why it's so important that as many people as possible get to hear Gibson's words before the mainstream media has to win and destroy the evidence. We have seen it happen so many times before. In recent times, Nicole Kidman and Lindsay Lohan also spoke out about pedophilia in Hollywood, before backtracking, attempting to cover their tracks, and pretending they never said what they did. Lohan and Kidman understood the nature of the consequences posed by their Hamlet-Finster. Close friends of Chris Cornell, Justin Bennett and Julio. oligi Chris Cornell oli Audioslave'i laulja ja Chester oli siis jah. Stars were working on exposing the paedophile ring at the heart of the music industry, and it cost them their lives. These are the dark times and the great reason why to live those way with them. If you need a motivational speech to face your fears and confront the enemy, Jim Caviezel, the man of the hour, can provide that for you too. Et siis Mel Gibson oli ka tuntud oma joomisest ja kui ta samamoodi rääkis siin välja sellest, kuidas Hollywoodis laste ja väikelaste veri on nii hinnas, et see on lausa omamoodi kurss või vahetus tarbekaup, nii-öelda vahetuskaup ja tarbekaup, et ma arvan, et väga paljud sellepärast jäävadki seal, kaovad selle joomise ja narkolõksu, sest see on lihtsalt nii traumeeriv, see on nii šokeeriv, mida paljud seal näevad ja see aitab nagu alla suruda seda, samas nad juba katsuvad nii kõrget punkti elus, et nad ei taha sellest lahti ka lasta, vaata. Ja pluss sul on hirm. Ja sul on näed, hirm ka. Siuksed asjad võivad juhtuda ja sul on kindlasti hirm ja vastu minna. Ja pluss sa ei tea, kes on agendid, kes on sinu poolel, kes ei ole. Sest sul on agendid, kes kuulavad siin, mis sa räägid, kes on sinuga kaasas nii-öelda turvamehed, eks ju. Aga tegelikult nad on kahekordsed agendid kellegi teise jaoks. Ja see on isegi nagu oli KGB või nõukogude ajal ja nagu oli meil siin koroona ajal on ka tavalised inimesed, kes on lihtsalt nii selle poolt, et nad lihtsalt kaebavad. Ei pea isegi agendid olema, lihtsalt keegi sinu ümber kaebab su peale, vaata. Jah, nad võivad ise olla kontaktis põhimõtteliselt halva
hingega või noh, teemoniga, kes tegelikult ka mõjutab seda inimest, et kes on nii-öelda tavainimene, räägib põhimõtteliselt kellegi vastu, et ta rääkis seda välja, mis iganes, eks ju. Ja ta ise isegi ei saa aru, et ta on millegi mõju all, et mis paneb teda nagu tegema seda. You and I know it and do not believe that life is so bitter. He's so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. Yet nothing in life is dying for when did this begin, just on the face of insanity? Or should Moses have told the children of Israel to live in slavery under the Pharaohs? Should Christ have refused the cross? Should the patriots at Concord refuse the fire that shot her around the world? The martyrs of history were not fools that our beloved David gave their lives to stop the advance, and the Nazis did not die in vain. Where then lies the road to peace? Well, it's a simple answer after all. You and I have the courage to tell our enemies there is a price we will not pay. There is a point beyond which evil must not advance. In the words of Ridley, evil is powerless if the good are unafraid. Powerful stuff. Ja siin on õige, mis ka Veisel rääkis, et tegelikult meil kõigil on kohustus, meil kõigil on vastutus ja kohustus selle ühiskonna ees. Ei saa olla, et me jääme ootama, kust tuleb keegi vapper, kes teeb midagi. Me kõik peame panustama, kõik peame panema oma osa selleks, et ka ülejäänud inimestel meie ümber oleks hea ja ohutu koht, et meie lapsed saaksid ohutu maailma, kus elada. Et nagu üks katse, mis üks tüdruk rääkis, tema õpetaja tegi talle. Muidu ilgelt tore ja äge ja lahe õpetaja, üks hommik läheb kooli ja vaatab, õpetajal on siuke sõjaväekindrali, siuke surm tõsine nägu peas. Lauad on pandud ringi ja keskel on üks laud. Ja siis ta läks ka, istus sinna ringi, on ju laua taha, kõik istusid ringi, keskmise laua peal oli akvaarium, kus sees oli kuldkala või mingisugune kalake. Ja siis ta võttis, õpetaja ütles, et enne ütles õpilastele, kes iganes liigutab või läheb oma kohalt või midagi puudub, see on automaatselt minu aine läbi kukkunud. Võttis selle kala sealt akvaariumist, pani laua peale ja kõndis klassist välja. Ja siis need lapsed kõik seal seisid ja keegi ei julgenud mitte midagi teha, nad vaatasid üksteisele otsa lihtsalt, kes aeg tiksub edasi, kes juba nutab, nad näevad, kuidas see kala seal ahmib õhku laua peal, eks ole. Ja keegi ei julge midagi teha, sest keegi ei taha kaotada enda positsiooni, enda võimalust, keegi ei taha enda heaolu nagu ohuks panna või vahetada selle vastu, et see väike elukene päästa. Ja lõpuks siis mingi aja peale üks tüdruk tõuseb püsti ja ütleb, et pikale selle kõigega mind ei huvitagi, tõstis selle kala sinna vette tagasi ja hakkas minema kõndima. Siis astus õpetaja tagasi klassi ja ütles neile, et vaadake, mida ühiskond on teiega teinud, et selleks, et säästa oma head, te olete valmis kellegi teise surma jätma. Et tegelikult siuke õppetund terveks eluks, et me kõik peaksime olema valmis, nagu Jeesus meie eest ohverdas lausa oma elu. Ja tõesti, tegelikult, mida vanemaks saad aru tegelikult, et nagu see rääkimisel ei ole midagi kaadata, usu mind, väga paljud inimesed on nõus sellega. Sa arvad küll, et nad arvavad, et ma ei tea, ei oska nii hästi suhelda, ennast seletada, aga süda on enamus inimestel, eriti usklikel sama koha peal. Ehk siis peaks rohkem mõtlema sellega, et tegelikult vahet ei ole, kui mingi mass, kes ei ole muga nõus, aga 100% on inimesi, kes kuulavad sind ja kes on suga nõus. Liiga palju nagu tekitatakse nagu... Ma arvan, et see on läbi filmide ja ma ei tea, võib-olla isegi saadete, kus on keegi, kes annab näiteks oma tõde välja, mis võibki tõde olla ja siis ta naerdakse välja, vaata. Et antakse siukest massi nagu hüpnoosi nagu, et inimesed kardaksid nagu rääkida vastu. Ja kusjuures ma tooks veel selle välja, et mõned need, kes expose ivad, eks ju, eliite,
võivad ka topeltagendid olla, kes meelega expose ivad, seavad nii-öelda vahele või saavad surma, kuigi tegelikult ei saa, aga see annab massidele informatsiooni, et vaata, kui me lähme nüüd nende vastu, siis meil on sama saatus, et kaod ära, saad surma. Ja väga palju kasutatakse neid päris tõeotsijaid ja ise hakanud, või nii õigeid kui ise hakanud uurijaid ja ajakirjanikke jätakse. No ilmselgelt, kui keegi on ennast väidetavalt üles poonud ja samal ajal endale kuuli näkku lasknud, siis ei ole enesetapp, on ju. Et jätakse selliseid sõnumeid, et vaata, kui sa nii kaugele lähed nende asjadega, siis sa võid täpselt nii lõpetada. Aga jaa, kindlasti kasutatakse ka kontrollid, nagu poliitikaski on kontrollitud opositsioon. Samamoodi on ka tõeotsimises, kus tuleb väga teadlikult ringi käia või pigem skeptilisemalt. Et mingi info peab ennast pidevalt üle ja ära tõendama selleks, et seda võiks pädevaks pidada. Ja jah, tegelikult ma arvan, et rohkem inimesi, kõik ei ole kutsutud vahimeesteks, kõik ei ole kutsutud pasundama, et oht on müüri taga, eks ole. Aga siiski ma arvan, et tänapäeval on liiga palju taunimist nendele, kes otsivad ja kaevavad seda informatsiooni. Nad mõtlevad, et inimesed on haiged, et nad tahavadki põnevust ja näha mind roppa asju. Mu meelt ei lahuta see, kui ma saan teada, mismoodi kasutatakse ära selle ühiskonna kõige nõrgemaid. Nii roppudel, nii rüvedatel ja haiglastel viistadel see toob mul pisarad silma. Aga lihtsalt ma näen, et kui see on midagi, mis läbi aastakümnete erinevate uurijate kordub see info, et see jõuab taas päevavalgele järelikult seal on midagi ja see on nii just, kuna ta on nii vastik ja vastuoluline teema, siis ma arvan, et see peakski olema midagi, mida teistele teada anda, et inimesed saaksid aru, et need, keda nad idoliseerivad, need, kellel nad alt üles vaatavad, et nad ei võtaks neid oma idoliteks, sest nad tegelikult on väga võikad tegelased. Et nagu on see, kui ma jagan oma seina peal Facebookis igasugust kraami, siis inimesed on ka, et miks sa jagad siukest jampsi, on ju. No, mitte sellepärast, et elu süngem oleks, aga sellepärast, et inimesed mõtleksid, et see maailm ei ole lust ja lillepidu, et siin on asju, mida peab arvestama tähelepanu. Sellest oleneb jälle see, kuidas me kedagi või midagi võimupositsioonidel näeme, millest oleneb jälle see, kas me järgime neid või mitte. Ja kui me järgime neid, siis sellest võib oleneda see, kas me läheme nendega koos pattu või vaata, me ei lähe nendega koos pattu. Noa ehitas ka laeva ja tol ajal kindlasti vaadati teda kui hulluna, et mis ehitad nii suurt laeva. Hea näide, jah. Aga tuligi veeuputus ja ta tegi õiget asja. See saab samamoodi, et mis sa jagad võib-olla seda negatiivsust, aga see hoiatab ja see nagu... Keegi peab ju hoiatama, eks ole, et ärme taunime neid inimesi, kes jagavad tõde või vähemalt üritavad inimeste kõrvu kikitada. Kõik tahavad kuulda head sõnumit. Ja minupoolne hoiatus on see ka, et isegi kui te vaatate seda materjali üle ja värki, siis tehke pausega, tegelege millegi hinge värskendavaga, käige palvetamas, loege piiblit. Tehke midagi nagu meelepärast ka, sest ma ise olin vahepeal nii all selle nii-öelda jänkuaugus või räbituul
et mul hakkas juba masendus tulema ja kurbus nagu süngelt sisse kehas, sest ma nii palju nagu on negatiivsust on seal palju. Ma hakkasin neid asju... Balanssige kindlasti seda. Ma hakkasin neid asju kuskil 10 aastat tagasi uurima enne kui ma usklikuks sain ja võt siis tõmbas see masendusse, võt siis sa näed, sul on siuke tunne, et see maailm ongi kõik üks must ainult. Aga samas läbi nende samade asjade uurimise ma sain tuttavaks ka elava jumalaga või see oli nagu see tee, kust ta mind enda tundmisse tõmbas. Ja sealt ma nägin, et vaatamata sellele, kui sünge ja langenud on see maailm, ma nägin, et tegelikult siiski on lootus, meil on siiski võimalus uuele algusele. Need, kes saavad siin ära kasutatud, nad saavad veel ägedama ja parema uue võimaluse uues elus, kui nad siin iialgi oleks saanud. Et jah, lootus, usk, lootus, armastus, kui neil asjadel hoida oma tähelepanu, siis elu veereb edasi ja on võimalik seda veeretada ka rõõmupallina. Ja algus ongi see, et alguses mis tõde teeb, on see, et ta ajab sind närvi, ta ajab sind masendusse võib-olla, sest meid on õpetatud nii nagu teismoodi. Kui sa alguses saad tõde teada, mis siin maailmas toimub, siis ajab sind närvi, ta ajab sind masendusse ja lõpuks, kui sa saad nagu aktsepteerid, et see on tõde, sa oled endale nagu analüüsides läbi mõelnud ja näed, et see kajastub reaalsus, siis lõpuks hakkab sind tegelikult vabastama, sest sa hakkad nagu õppima asju ja käituma nii nagu, mis on õiglane ja õige. Ja läbi selle sa tegelikult kaotad vanu harjumusi ja teed uusi harjumusi. Ja kui me igaüks nagu tegelikult niimoodi parandame üksteisest, siis kollektiivselt me parandamegi olemust, maailma olemust, kui ka iseendid ja oma tuttavaid. Ja seepärast ongi sõna väljasaamine nii oluline, et dominoefekt tekiks, sest ka väike muutus toob suuremaid muutusi. Ja, nii on, ja lõpetame ka sellega täna, sest ma tean, mis plaanid mul on teile, ütleb Jumal. Plaanid, et te õitseksite, mitte teile kahju teha. Plaanid anda teile lootust ja tulevikku. See on minu lemmik värst piiblis. Aamen sellele. Aamen. Oi, miks ta kinni läks? Pamm. Niimoodi. Ja head päeva, hommikut õhtut kõigile. Loodame, et järgmine kord teeme paremini, aga palun jagage oma mõtteid ja soovitusi ja näpunäiteid. Ja kindlasti võiks olla. Jagage ka oma muresid, millele palvetada, et üks teisele palvetades kindlasti aitab. Aamen, väga hea meelega. Ja purgis.